Tervist! 1945. aasta veebruaris toimus Jalta konverents, millest võtsid osa Jossif Stalin, Franklin Delano Roosevelt ja Winston Churchill. Seal kooskõlastati Saksamaa purustamine ning sõjajärgne maailmakorraldus. Saksamaa jagamisega okupatsioonitsoonideks ei taotletud selle killustamist. Vastupidisel arvamusel oli NSV Liit. Loodi liitlaste kontrollnõukogu, mille ülesandeks oli okupatsioonitsoonide probleemide ühine lahendamine ja nende taasühendamine tulevikus. NSV Liidu eriarvamuste tõttu see nõukogu siiski ei toiminud. 7. augustil 1949. aastal kuulutati USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia okupatsioonitsoonides välja Saksamaa Liitvabariik ehk SLV. Sama aasta 7. oktoobril kuulutas NSV Liit oma tsoonis välja Saksa Demokraatliku Vabariigi ehk STV. 3. novembril 1949. aastal sai Lääne-Saksamaa pealinnaks Bonn, kuid STV pealinnaks jäi Berliin. Berliini müüri mõtte käis välja Walter Ulbricht ning NSV Liidu juht Nikita Hruštšov kiitis selle heaks. Esialgse müüri ehitasid 1961. aastal Saksa TV rahvaarmee sõdurid, piirivalve ja politseiüksused, et takistada idasakslaste massilist põgenemist läände. Saksa TV elanike põgenemine oli põhjustatud sotsialismi juurutamisest Saksa TV-s ja selle negatiivsest mõjust Ida-Saksamaa majandusele. Kui aastail 1949 kuni 1962 põgenes Lääne-Saksamaale vähemalt 4 miljonit inimest, siis 1962. aastast 1989. aastani suutis otseselt üle Berliini müüri põgeneda ainult 5000 inimest ja üldse Lääne-Saksamaale alla 200 000 inimese, mis näitab Berliini müüri efektiivsust. Berliini müür eraldas mitte ainult Berliini idaosa Berliini lääneosast, vaid sulges kogu Lääne-Berliini igasuguse suhtlemise ümbritseva Saksa TV maa-alaga. Müüru kuulus Saksa TV piirikindlustusrajatiste Lääne-Berliini piiravasse vööndisse. Sarnase piiritõkkega oli kaetud kogu piir Lääne-Saksamaaga. Selle tulemusena laius Ida-Saksamaa piirivööndi 500 ruutkilomeetril betoonist valli, okastraati ja isetulistavaid relvi täis surmatoov vöönd. Müüri valvas umbes 10 000 Ida-Saksamaa sõdurit, kasutades varjumiseks 323 kaevikut, jälgimiseks 302 valvetorni ja 20 punkrit. Müüri kogu pikkus oli 156,4 kilomeetrit. Sellest 112 kilomeetrit oli betoonplaatidest või tellistest sein. Paikades, kus betoonsein puudus, takistasid piiri ületamist okastraataiad ja muud tõkked. Otseselt eraldas Ida- ja Lääne-Berliini 43,7 kilomeetri pikkune müür. Erich Honecker oli Berliini müüri ehitamise üks organisaatoreid ja ta oli ka vastutav Saksa TV piiri ületajate mahalaskmise eest. Alles 1980. aastate lõpupoole, kui Nõukogude impeerium hakkas juba näitama lagunemise märke, leevendasid Ida-Saksamaa võimud piirikeeldu. Läbipesu Berliini müürist avasid Saksa TV võimud kõigile 9. novembril 1989. aastal. Berliini müüri lammutustööd kestsid 1999. aasta 13. juunist kuni 30. novembrini. 3. oktoobril 1999. aastal Ida-Saksamaa ja Lääne-Saksamaa taas ühinesid. Taaskord ütlen, et kui te tahate, et teen millegist video, siis palun öelge mulle. Kohtume peagi, nägemist!